Tere hommikust! Täna on 6. august ja purjetame Einari ja Martiniga Lohusalust Kakumäe sadamasse. Siin me nüüd oleme siis minu jai peal Rootsi lipu ajal. Ma olen Rootsis sündinud purjetaja ja olen sattunud Lohusalusse ja eile kirjutasin Einarile ja Harrile, et tulgu meinuga appi. Purjetame Kakumäele. Valid tuuled 6 kuni 15 meetrit sekundit puhanguti. Nii et me võtame vähemad purjed ja siis vaatame, kuidas me läheme. Läheme põhja poolt Naissaarele. Naissaar keerame tagasi ja keerame Kakumäele. Loodame, et meil kõik läheb hästi. Tavis need sinised ära võtta ja teha ilusaks niimoodi 2 osas. Kas meil seal on ka midagi lahti? See alumiinium võib seal olla vist. Poodsaak. Sa võid poomi peale kallustada siia, võid nagu niimoodi tõmmata alla poole. Hakkame nüüd Lohusalu sadamast ära sõitma. Martin teeb kai otsad lahti. Siis võtame poi küljest ka lahti ennast. Ja Martin asub kohe rooli. Võtame poi küljest lahti ennast. Sellega ta saab tõmmata ennast kaugemale ka kaist. Ja no nii. Läänekaare tuul, siis mets nagu katab selle tuule. Ja, et sadamast välja saamisega ei ole probleem. Ei, väga hästi läheb. Kas poi on nüüd meil eemal? Tundub, et päris hästi. Nägemist Lohusalu siis selleks korraks. Olite väga kena sadam. Nii, sa ütlesid ka, et sa lähed ära, jah? Lähme. Ei, seda nad vist teavad. Ma ütlesin eile juba, aga noh, neid vahetatakse ka, et ei tea, kes ütleb mida kellele. Ja. Võiks veel võtta välja või selle natukene alu veel alla võtta, aga noh, äkki saame ka. Kui me tulime, siis paistis suurem tuul olevat. Aga seal, no kas me oleme metsa taga, et seal me saame teada, mis seal toimub. Et see on põnev, tuleb täna. Mina pean ju veima nendele, andma teed õieti nendele väistelumale siin. Nii, seal on nendel üks poi. Või nii vägevad, sõidavad nagu kärbsed meie ümber on. Nii mõnus. Poomi jätad praegu lahti. Tahaks võib-olla teda veel allapoole natukene. Ma vaatan, mida ma saan teha. No pärast saame aega on. Ja, sõidan natuke nendest eemale, et siis nad saavad siin harjutada. Ma arvan, et ma lähen natukene seal. Me peame alati, tuul peab olema vaikselt vastu ja tulema sellel poolelt. Sellepärast, et puri on sisse vändatud niimoodi, et ta ei kuluks nii palju selle masti sees. Te näete seda, kui te näete, kus see puri välja tuleb, siis saate aru, mille pärast tuul peab olema natukene meie vastas ja tulema siit poolt sisse. Nii. Siis, kui sa välja lased? Kui ma lasen välja, ja sisse. See muidu ta läheb liiga järsult sinna poomi sisse. Siis ta hakkab seda sööma, jah? Sööb, jah. Nii. Kiiruse mõõtja. Esimene ülemine vasak on 5,4 kiirus.
ja 5,0 djup on sügavus. Ja siis teil on umbes samad asjad. Ei, siis on neil jälle, no neid numbrid on natukene topelt seal. Ma arvan, et seal teises, jah, mis näitab see SOG. See on speed over ground inglise keeles, õigus, täpselt. See peaks olema GPS kiirus. Okei, aga see sarnab ju väga selle teise kiirusega. Et oleneb, kas sul on see instrument kiiruse mõõtmiseks ka siin kuskil. No seda ma loodan, et on, või no ma ei tea. Ma ei ole kindel. See ei näita nii täpselt alati. Näe, aga noh, eks elab üle nende kiiruste numbritega. See on nagu 2/3 mootoriga, see ei ole ju sport nagu, siis sa tunned, et kas oled purjutanud üle, ei ole ju. Nii on. Said autopiloodi panna sisse? See on kogu aeg alati mul peal, seda me teeme täna ka aina nöös, me naudime täna, aga muidugi täna on väga vali tuul ja me peame natukene olema, me peame teadma, mida me teeme. Nii, nüüd ma keeran vastu tuult. Väga väike kiirus on mul. Ja siis ma vaatan sinna või mul on ka võimalik vaadata seda teist, seal kus seisab eekraani, seal näitab ka, kus mul tuul tuleb vastu. Nüüd on 90 kraadi vastu, 90, 80 ja nii edasi on ju. Nii et umbes seal võib olla. Võin julgeda proovida välja võtta. Siis ma teen nii, et ma panen autopiloodi, kui ma üksinda olen. Nii on ja, panen autopiloot peale. Nüüd ta sõidab täpselt niimoodi ühte kohta. Teeme nii umbes, alustame seal, siis vaatame, kuidas me läheme. Ma leian, et tal on natuke liiga palju seda õhku seal, et võiks seda natukene rohkem pingule anda. Ja need otsad ainult lasevad? Need teevad, et jaa, täpselt. Ja kui sa tahad sisse, siis sa ka nendest lihtsalt tõmbad? Siis on sellega läheb sisse, siis ma panen selle nööri siia vastu. Nüüd on meil need kalalipud seal, et ma keeran nüüd allapoole tuulega. Ja siis laseme ka selle välja. Nii et nii, autopiloot välja. See oli juba mitte aktiveeritud millegi pärast. Nii. Kui sa rooli keerad, siis läheb autopiloot maha või? Ei, ma pean vajutama nuppu. Nuppu pean vajutama. Nii. Hea on, kui on võimalik istuda, siis istuda on tähtis. Nüüd purjetab siis autopiloot üksinda ja kurssi oleme pannud põhja pool Naissaart. Ja hetkel on meil siis reevitud groospuri, aga varsti tõmbame välja eespurje. Nii et tuleb hea purjetamine meil, aga selle võtame ka võib-olla 2/3 välja või pool või midagi sellist, ma veel ei tea, seda peame katsetama. Selle võid viia taha poole. Et nii palju kui võimalik nööre vähendada teki peal, et nad ei kukuks vette. See on see häda, et purjetamisel loakas olla, siis kaotad väga palju asju. Mina olen see suvi kaotanud 1 kummipaat ja mis veel? Ei julgegi enam kommenteerida. Oled juba kaotanud? 1 kommipaat on läinud põhja pool Öölandit. Ainult 1. Selle peal, mida me istume, on kasutatud väga ilusas korras täpselt sama mudel. See läks sul siit teki pealt lendu või? Ei, ta oli mul slepis. Ja mul groospuri läks nässu ja ma õiendasin sellega pool tundi merel. Ja siis, kui ma tundsin, ma olen valmis saanud sellega, siis hakkasin vaatama,
kas mul siis seda paati ei olnud seal taga enne ja Eesta ka ei ole. No kurat, ja siis ma pidin helistama kaitseväesse või selle päästeametile öelda, et selles paadis ei ole kedagi. Õnneks mootor ei olnud peal. Nii et see oli mul taga, need ainult paat läks. Ja me oleme nagu ühenduses seal Öölandi saare peal, aga eks siis on üks õnnelik inimene, kes selle on leidnud. No ei tea, kus selle... Vahet välja võtta äkki. Jaa, see oleks ju muidugi hea. Miks see läks nii siis? Miks see läks nii siis? Jaa, täpselt, see on hea mõte. Nüüd õnneks saame võib-olla sellega lahendada, aga ta on kinni siin. Kurat küll. Saame tõsta seda võib-olla siia poole natuke. No võtan lahe. Väga tugevalt kinni. Juba tuleb. Tuleb. On ju, ma tõmban. Said lahti, väga hea. Siis on see lahendatud, on ju. Panen uuesti. Ja väga hea, pane kinni. Ja nüüd hakkavad lained tulema, peame hakkama liikuma taha poole. No las ta siis jääb nii. Teine tuleb. Alustame vast seal. Nii. Me purjetame ettevaatlikult. Me võiksime, ma arvan, et ma võtaks välja rohkem. Me võtame selle, laseme välja natukene. Sa näete niisugused paelakesed. Need peaksid olema horisontaalsed. Ja kui nad seda on, siis oleme trimminud õieti. Aga see on natuke raske võib-olla iga kord kätte saada. Aga esiteks, kui sul on nii vähe purje peal, ma ei tea, aga seal hakkab midagi toimuma. Saate seal seljatoed ja nii, et meil peab ju mõnus olema. Vägev! Vaat kui hea, et mul on meeles sõbrad, et tulevad kaasa. No me juba mõtlesime pikalt, et millal saaks seda testida. Ja, nüüd saate korralikult ka veel. Aga eks ta ikka loksutab ka, et ei ole päris nii väga palju stabiilsem. Ei. Et kui on, ütleme, võib-olla natuke väiksem laine, et siis on nagu... No ja, muidugi. Ikka rahulikum selles mõttes. Selle suure lainega oleks ikka rohkem raputanud. Ja, ei muidugi. Aga eks ta viskab ka ikka, et päris null ei ole. Vaatame, nüüd on meil alla 9 vist või? No, seal on 9. Isegi Baltic Queeni raputab. Siia on tund aega. Iga rõngas on 1 miil. Ei ole hetkel, see oleneb skaalast, see oleneb, kuidas ma siin teen on ju. Naissaarele jõuame siis 1,5 tundi umbes. Siis hakkame korralikult ligiduses olema Naissaarele. Aga ta näitab seda rõngaskaalat ka kuskil või? Jah, see on vist seal on ta, ma ei tea täpselt. Praegu on 1 rõngas. Mis ta on siis? Ei tea täpselt öelda. Siin on nii palju muud sodi, ma pean kaarti siin. Nii, 1 rõngas võib-olla, tundub ole, et see on 1 rõngas on 2 meremiili. 2 miili. Ja 2 miili korda 1,85 saate kilomeetrit. Me võiksime muuta kurssi 10 kraadiga umbes või 8 kraadi võib-olla nii, aga no, ma teen seda seal, kadus ära. Need Rosenborg läheb siis põhja poolt, Naissaart võib-olla läheb Soome või see on niisugune, see on see, mis on siis, Vene laevastik, mis ei ole Vene, varilaevad. Ma loodame, et ei ole, aga no see. Nii on ju. No, mis veel siin saab? Mis veel saab öelda?
No siit me alustasime Loosalust on ju. Ja kui palju me oleme sõitnud, ma ei tea. Me oleme sõitnud umbes tund aega. See siin on Rootsi aeg, vabandust. Kell on 11, mitte 12. Kiirus on meil 6, on ju ideaalne. Aga mis sul siis juhtus, kui sul see kroot sinna kinni jäi? Siin ma hakkasin õiendama sellega. Katsusin lahti ja aru ei saanud. Said ise lahti, jah? Ei saanud. Ei saanud? Ma ei julgen nagu ka mere peal olla, siis ootad, kuni sa jõuad sadamasse. Seal oli Keegi tuli appi, jah? Mul oli sõber Gotlandil, et ta tuli mind aitama. Saime seal lahti. Vaikse tuulega siis kruttisite lahti? Kruttisime ja see ei olnud ju midagi. Mina sattusin plindri, et ta jäi siia kinni ja kui ma hakkan nagu tõmbama, siis läheb võib-olla katki ja nii, et tegelikult ei olnud suurt probleemi. Ei olnud absoluutselt. Mina, kes on liiga ettevaatlik jälle. Ma olen liiga ettevaatlik. Ma aeglaselt õpin. Aga see kummipaat oli küll minu süü. Ma pean ju alati kontrollima, et kõik on korralikult kinni seotud ja nii. Meid oli nii palju selles sadamas, et võib-olla on keegi käinud seda kummipaati nagu niutamas, et üldse ise välja saada. See oli selline situatsioon. Ja siis ma unustasin seda sõlme kontrollides. Mina minu meelest teen alati niisugust sõlme, mis hoiab nagu. Ja sõlm tuli lahti vist? Arvata võib. See oli kehvasti tehtud. Nüüd on alati kõike kontrollima enne lahkumist. Ei saa süüdistada kedagi teist. Mina olen kapten, mina pean kontrollima. See on vahva. Aga rootsi keeles vist keks öeldakse. Du är bäst. Sina oled pari. Palu. Ja meie saame siis heia. Heia tähendab heia eesti keeles. Heia, nii ütleme. Heia. Nii ütleme Rootsis, kui meil on hea tuju. Just. Nagu see Ligeos on, vaata. Hei, niimoodi ütleme Rootsis head aega. Heia on siis tere. Ei, hei on tere. Hei toon head aega, jah. Isegi Martin ei tea täpselt. Käisin ka Ikeas, ostsime neid lihapalle. Ja. Mis riigis? Siin samas Kurna riigis. Tallinna läheb. Need kanapallid või? Mulle alguses maitsesid, nüüd ma enam ei taha. No on kana lihamassist nagu. Seal 2 valikut on, kas tavaline või siis kana oma. No, tavaline on kallim. On või? Mõlemad olid 10 eurot. Me peame vist istume hoidma seal. Ma hoian natuke tuulest parem. Okei, teeme siin. No Martin, kui palju meil sõita on umbes? Mis see võiks olla? Pool tundi veel või umbes. Ja siis oleme... Siis keerame vastas suunas peaaegu. Oleme jõudnud siis Naissaare põhjaranniku tippu peaaegu. Naissaare majakas paistab juba. Pärast saame vaadata seda. Tallinna siluett paistab Naissaare tagant. Sõidame vist veel umbes natukene pool tundi ja siis saame juba hakata keerama ümber Naissaare Kokkumäe sadama poole. Tuul on olnud isegi oodatust väiksem. Arvasime, et meid ootab siin suurem tuul, suuremad lained. Aga on olnud selline küllaltki keskmised olud, et pole midagi hullu, et täiesti head purjetamistingimused. Et. Vihma pole sadanud, päikest paistab.
ideaalsed tingimused. On head purjetamisolud, võib öelda. Enne hoiame. Ja, okay. Nüüd on meil kurss natukene Soome poole, et võiks natukene keerata kuskil 20 kraadi Eesti poole või Venemaa poole, kuidas öelda. Nüüd juhtub see asi, siis on väga hea. Muidu võtab meil natuke kaua aega võib-olla jõuda sinna selle turning point. Nüüd tuli natuke tuult ka juurde. Ja on küll vist natukene rohkem. Vahepeal isegi 7, 8, 9 meetrit sekundis on meil nüüd läänekaarte tuul vist. No natukene edela lääne. Ja läks natukene pilve, jahedamane. ongi natuke värskendust ka. Väga häis on meile kehadele hea, nahale hea. Nüüd on meil vist, tuul on meil nagu sellega võrrelda, siis on läänest peaaegu see tuul. Et võime oodata natuke, muidu jääb meil natuke liiga umbes pool tundi veel. Katsume olla põhjatipust loode suunas kuskil seal, 45 kraadi võttes. Ja sinna on umbes 20 minutit veel selle kiirusega. Nüüd on paremat läinud ennast tunne. Jaa, see on olemas. Umbes nii, jah? Kui natukene rohkem sanuta siin. Ma vaatan kompassi järgi. Ja, võib ka, aga mitte liiga palju. See on hea. 30, jah? Seda ei ole. 30, 40 tuleb. 40. 40, isegi mitte 30, 40 seal. No, nüüd läks üle. Siis pane kiire üles. Põhja poole. Nii, põhja poole rohkem, mitte kogu aeg võid jõuta nii. Seda väärku jagab seda juurde. Nüüd seal nii hoia siis seda kurssi. Umbes pane siis 30-40 kraadi hoia. Tagasi, jah? Põhja poole rohkem. Nii et see puri jääb, nüüd on hea näiteks. Et siis on peaaegu nulli peal, no 20 kraadi. Tahaks, et on natukene kukud alla poole. No, Einar oskas paremini seda piiri peal hoida. Ja, aga selle me õpid. Teeme veel umbes Harjumatu. 20 minutit veel. Tuli tuul tagasi meile. Laternad, aga et ei lähe väga pimedaks, siis on ju veelgi raskem üleval hoida silmad. Aga see ei kadunud ära, oranž oli ta fantastiliselt ilus kogu aeg, nii et see, ja siis aega mööda tuleb see valgus.
hommikul kella 4 paiku läks siis natukene valgemaks. See oli väga-väga mõnus. mere peal on jah valgem, palju valgem kui maa Ja peal. võib-olla on, aga oleneb ju pilvedest ka, et mul oli vist nii nagu nüüd oli, nii et siis oli seal kaugel näha ikka seda nii. Killitame seda. Oligi korras. Ja nüüd hoiame kurss, kui sa saad hoida tipu peale, jah? ja tipu peal on see. Super. Ja nüüd ma võin selle asjanduse võtta. Selle punase. Vända. Vända või? Nii. Väga hea, kui me selle kursid on 7 meetrit sai meil, 7 sõlme. 7,6, 7,7. No nii. Hakkab olema. Mul ei ole vist mõtet seda selga panna, see saab märjaks. No nii, hakkame Naissaare sadamast mööduma. Vahepeal tekkis ka mõte osaleda regatil jooksvalt. Haven Kakumäe 4 päeva ring, mis hakkab siis 18:35. Ja kell praegu on 16:10. Meil on umbes 2 tundi aega jõuda starti. Oleme siin Naissaare sadamas praegu. Jah, lähme võtame sadamast ühe meeskonna liikme veel juurde. Ja siis oleme 4. Andres tuleb peale veel. Ma ei tea, mis kell ta välja läheb. Õhtupoole vist, ma arvan, kell 6 või mida. Arvan nii. No inimesed käivad saare peal ära. Ja ma olen sellega juba sõitnud ükskord see aasta. Ja siis saavad õhtuks koju. Ja ei, väga vahva laev. Ma olen väga rahul. Ma isegi õlut osta. Laeva paarist. Toitu, ühel inimese toitu, aga nüüd ma arvan sellest rohelist ei pannud. See on mingi oad ja värgid või? see on tegelikult vigu. Ei ole liha ja Chillit on palju. Meil väga pikalt sõit pole. Pakkumised Kõset tänava. hakkab toimub. Ma söön natukene, siis võtta üle. Kohe oleme siit Naissaare varjust välja jõudmas. Jälle on meid ootamas suurem külgtuul, mis on juba natukene kasvanud, nii et pea 9 meetrit sekundis. Vahepeal tabas meid selline kõvem pagi ka vahepeal, hakkas juba siin kiskuma paati. Ja kui seal ees on näha, siis sellised natuke tumedamad veeviirud näitavad ka, et seal on juba suurem tuul ootamas meid ees.
kiirus ei ole meil praegu väga suur, 6,5 sõlme. Vaatame, kui jõuame siia suurema tuule mõjualasse, mis siis juhtub. Natuke oleme juba rehvinud, purjed sisse poole tõmmanud. Taga on meil ka üks purjekas. Täna on suhteliselt hõredalt olnud siin purjekaid lahe peal. Üks seal kaugemal on ka Pirita pool. No aga õhtul tuleb natuke juurde siin klubisõidus, nii et Kurs, mida sa nüüd hoiad, on väga hea. Näed, Kakumäe on nüüd seal. täpselt seal, jah. No nii, soojendasime siin vaakumist pakitud toitu. 3-4 aastat vana toit. Kogu aeg paadis olnud. Said ihane süüa. Kuum. Ega nüüd vanaks ei lähe. Nojah. Seda märkame homme. Seda märkab paari tunni pärast. On nii hull. Peame pingultama vist natukene. Teeme nii. Selle mingi kaardiga siin oleme, siis jõuame võib-olla, mis ta oli nüüd siis. Ei mäleta nüüd enam. Tunni aja pärast oleme võib-olla Kakumäel. Tunni aja pärast Haavenis. Näete, ilm on ilusaks läinud jälle. Vihm on ära sadanud. Natuke saime vihma, aga see oli 5 minutit. Ja paar piiska, nii et päike jälle paistab ja ilm on ilus. Tundub, et õhtuni välja. Täna enam vihma ei tule. No nii, ahoi öeldakse alati mere peal, tundub olevat nii. Ahoi,